Mis tundeid sinust tekitaks see, kui sinu tööandja ütleks sulle alatasa, et sinu eelkäija tegi sama tööd palju paremini, sinna pole midagi parata ja mis heales sa ette võtaksid, ei suuda sa iial teha seda sama tööd sama hästi, nagu su eelkäija tegi. Ja nagu sellest veel vähe ei oleks, ilmub su tööandja vahetevahel su laua juurde ja käsib sul hiljemalt paari aasta pärast hakata radikaalseks veganiks, sest võib-olla siis avaldad sa muljet mõnele sihtrühmale. Ja kõiki neid samu raskeid tundeid peab läbi elama endast Volkswagen Golf, kord legendaarne sõiduauto, kelle järgi said kunagi nimetatud nii ühed merehoovused kui ka üks rikaste murumänge, siis tänavu leiab enamus maailma populatsioonist, et eelmise põlvkonna Golf oli ikka aegade kõige parem Golf, sinna pole midagi parata ja uus Golf ei saa iial samale tasemele, sellest, et ta on liialt ära digitaliseeritud ning lisaks ütleb Volkswagen tööandjana vahetevahel, et järgmise põlvkonna Golfist võiks saada üks radikaalne elektriauto, sest võib-olla siis on tal veel tuleviku lootust. Kui väga on aga tuleviku lootust ja indu sellel uuenenud Volkswagen Golfile, et ennast veel kord tõestada, see selgub nüüd. Tere tulemast taas kord elama kaasa naisluksele proovisõidule. Tal on uued LED-tuled ees ja taga ja Volkswageni logo elendab ka pimedas parema raha eest. 3 möötmelised tagatuled on tal olemas sellise disainiga. Tagaistujatel on jalaruumi kehvavõit, aga pearuumi on seal kenasti ning pagasruumis olemas tal 381 liitrit. Interiööris ilmutab juba baasvarustuses 10-toline digitaalne näidikupaneel ja 10-toline multimeediasüsteem või parema raha eest 13-toline multimeediasüsteem. Ja on see muutunud küll parema graafikaga, kuid digitaalsust on seal ikka liiga palju, et saada parimaks Golfiks. Ega kliimapaneel on sinna sisse uputatud, küll aga on Volkswagen oma sõna pidanud ja toonud tagasi vähemalt rooli peale juhtnupud. I cannot repair beneath the stains. Volkswagen tööandjana siiski hiljuti natukene leebus ja ütles, et kõik miljardid, mis oli planeeritud minema elektriautodesse, lähevad otse sissepõlemismootorisse ja kas sellest on midagi jõudnud ka juba sellest lubadusest uuenenud Golfi kapoti alla, seda näeme kohe. Ehk tal on 1,5 liitrine turbobensiin 85 kilovatiks ja 10 hobujõuga varustatakse see 6-käigulise manuaaliga, saadaval ka 7-käiguline automaat ja ka kerghübriid ajamiga see mootor ja saadaval see mootor ka 150 hobujõulisena ja siis olemas tal 2-liitrine turbobensiin 265 hobujõuga või lausa Airline'is 333 jumaliku hobujõuga ja 4 kioga ka teda saadaval ja pistikhübriidina olemas tal 1,5 liitrine bensiin 204 hobujõulisena ja ka diislit pakub ta endiselt ja sel juhul saab endale 2-liitrise diiselmootori, millel on juba 150 hobujõudu ja tema hinnad algavad 24 000 eurost ja tuleb tänusõnu öelda ka meie valitsusele, kes on oma head otsustega muutnud mineviku veel rohkem ilusamaks, sest et umbes 7 aasta eest maksis baas Golf 16 000 eurot, kuid nüüd tuleb tema eest välja käia paratamatult juba 8 000 eurot rohkem. Selline on nagu uuenenud Golf ja teie otsustate, kas tama on väärt veel ühte võimalust. Selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit ja meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.